videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund jälle Nõmme raadios ja alustame traditsiooniliselt. Mul on siia suur paber suisa jäetud maha ja selle alusel, ja mitte ainult selle üles, päris siiralt ja südamest ka täname kõiki toetajaid, kes seni on seda teinud ja loodame, et teid tuleb rohkem, sellepärast et raadiol on natukene keerulise maailm praegu. Mitte küll enam traditsioonilisel raadiol selles mõttes, et oma raadio vastuvõtjatest, olgu ta siis transistoritel või mingitel skeemidel või suisa vanaaegne ja toredatel lampidel, enam raadiost ei kosta, aga neti vahendusel küll, ja selles mõttes on isegi tore, et saate kuulata, millal arvate ja saate katkestada, millal arvate ja pärast jälle edasi kuulata, kui pakilised toimetused, mis vahele tulid, on otsa saanud. Ja kui ei meeldi loomulikult, siis ei peagi selle juurde tagasi tulema. Ja kui on mingisuguseid vastukajasid, miski asi paneb kukalt kratsima või vastu vaidlema, siis loomulikult oleme me kõikide nende märkuste eest teile sügavalt tänulikud. Ja ärge arvake, et see kuskil siin prügikasti läheb, arvestame seda päris kindlasti. Mõte selle arvestamisega on ka niisugused mitmesugused lood. On olemas Eestis selline moesõna käibele läinud nagu kaasamine. Ja siis kaasatakse kõik võimalikke osapooli, osapoolte kohta kõigepealt nii palju, et mitu poolt on tarvis, et tervik kokku saaks. Üle 2 nagu mitte kuidagi moodi ei mahu. Nii et osapooli tegelikult saab olla ainult 2. Aga jutuks kena küll. Ja siis tullakse kokku ja kõik räägivad ja vaidlevad ja mõni istub vaiksemalt ja mõni suisa rusikas taskus, mõni võtab taskust välja ja viibutab seda õhus. Mõni, kes, keegi ütles nii toredasti, et räägib väga niiskelt, see tähendab räägib niiskelt, et sellise rääkija puhul tasub olla 1,5 meetrit rääkijast eemal, sellepärast, et see niiske rääkimine tähendab ei midagi muud, kui et sõnadega koos tulevad suust välja ka mõningad pritsmed. Aga olgu sellega, kuidas on, ühesõnaga vaieldakse pikalt laialt, lõpuks minnakse laiali ja siis see kõige suurem otsustaja ütleb niimoodi, et me mõtlesime ja ma otsustasin. Vaat niimoodi, me mõtlesime, kõik on kaasatud, kõigile on loodud illusioon protsessis osalemise kohta, aga ma ütlesin, aga ma siis tõusin ka püsti ja ma ütlesin oma arvamuse ka välja ja kus oli tore. Tihtipeale on niimoodi, lastaksegi aur välja, aga tehakse täpselt nii, nagu ette oli nähtud. Muide, otsuste kohta veel nii palju, et on eesti keeles üks äärmiselt ebaõnnestunud tõlge otsuseid vastu võtma, nimelt. Kujutage ette, kui vaid natukene süüvite sellesse väljendisse otsust vastu võtma, see on tegelikult venekeelsest tõlgitud, принять решение, vene keeles kõlab see väga hästi ja annab sisu täpselt edasi, aga nüüd, see on see mehaaniline tõlkimine, otsust vastu võtma. Me võtsime vastu otsuse, aga kes siis otsustas? Teie võtsite otsuse vastu, see tähendab, et otsus oli juba tehtud, ta oli valmis kujul olemas ja teil oli siis roll, kas see vastu võtta või siis tagasi lükata. Meil loomulikult võetakse tavaliselt kõik need otsused, mis on mujal juba valmis tehtud, võetakse kõik rõõmsasti vastu, sõltumata sellest, kas nende efekt on positiivne või negatiivne, eeskätt nende jaoks, kellele see otsus mõju on avaldama seatud, aga olgu pealegi. Nii et parem oleks mitte otsuseid vastu võtta, vaid otsustada ja teha seda targalt. Teiste poolt otsustatu vastuvõtmine on, ma ei tea, märk, kas oma aru natukese puudumise kohta, nõrkuse kohta, pugemise kohta, neid põhjusi võib olla tohutult palju. Aga läheme nüüd teemade juurde. Ka see drooni juhtum on põhjustanud
paksu verg, räägitakse nii ja räägitakse naa, arvamusi on seinast seina, kas oleks pidanud kõmmutama hakkama või ei oleks pidanud. Meie siin ei räägi sõnagi sellest, et kas oleks pidanud või mida oleks pidanud, vaid pöörame tähelepanu sellele keelele, mida on kasutatud erinevate ametiisikute poolt selleks, et olukorda kirjeldada. Pigem on muidugi jällegi siin tegemist, kui te vaatate skeemi, üks asi on põhjendus. Põhjendusi te enam reeglina kuskilt ei leia. Põhjenduste asemel on presentatsioonid. Ja selgituste asemel on õigustused. Nii et põhjendusi ja selgitusi te, kui millegi kohta keegi kuskil leiab, siis on küll üks harukordne juhus, aga üldiselt on ikkagi tegemist reeglina kas õigustuste või esitlustega. Niisiis, hakkame mõningad sellest peale, et loeme mõningad ette. Uku Arold on näiteks selline inimene, kes on Eesti Vabariigi Kaitseväes strateegilise kommunikatsiooni alal töötav inimene, on suisa koloneli aukraadis, ehkki pildi ja videote järgi otsustades on vähe usutav, et too inimene, kelle mundri jaoks kulub ikka rohkem riiet kui tavasõjaväelase jaoks, kuidas ta need NATO normid näiteks ära teeb. Mingid kehalised katsed on ju olemas, mida sõjaväelased aeg-ajalt ikka peavad tegema ja ei kujuta ette, kuidas too härrasmees, kes räägitakse kogu aeg ülekaalulisusest ja kõigest sellest, aga sõjaväelasest ja eriti ohvitserist on väga paljudel siin rääkijal sealhulgas natukene teine ettekujutus. Aga olgu peale, Uku Arold ütleb niimoodi. Mitmed droonid on ka Eestis sees käinud. See droon käis Mustvee all ja ta käis seal veel ja käis poes vahepeal. Me räägime keelekasutusest järjekordselt, mitte sellest, mis tal peas toimub või mismoodi asi tegelikult välja nägi. Kui on tegemist strateegilise kommunikatsiooni ala töötava inimesega, siis on elementaarne see, et mõeldakse kõigepealt läbi, mida öeldakse, jäädakse selle juurde kindlaks ja kui on vaja midagi lisada, siis öeldakse, et kas täpsustame või vajab täpsustamist või midagi taolist, aga igal juhul see peaks olema armeelikult selge, üheselt mõistetav kõikide jaoks. Aga olgu, mitmed droonid on ka Eestis sees käinud. Kus nad siis veel käisid? Nad käisid ei tea veel kuskil. Aga veel sama isiku poolt. Mitmed droonid ületasid öösel Eesti piiri. Ühtegi alla ei tulistatud. Mitmed droonid ületasid öösel Eesti piiri. See tähendab, et siis ikkagi käisid siin. Ikkagi ületasid Eesti Vabariigi riigi piiri. Soomes on selle kohta alustatud kriminaalmenetlus, Eestis kuuldavasti ei mitte midagi. Nii, aga loeme edasi ja nüüd katsume need kõik omavahel kuidagimoodi ära siduda. See on üsna võimatu missioon, sellepärast et nad ei ole lihtsalt omavahel seostatavad sisu poolest, küll aga ainese poolest. Juttu on droonidest. NATO hävitajate müra peale ütles ta niimoodi. See, mida inimesed said kuulda, on vabaduse sosin. See, kui lennuk lendab üle maja, hirmsa kolina ja mürinaga, siis see, mida te kuulete, ei ole mitte lennuki mootorite müra või mootori müra, oleneb, kas neid mootoreid on lennukil siis 1 või 2. Või koguni isegi mingisuguse suuremat sorti lennukiga, siis võib neid mootoreid isegi rohkem olla. Aga see on vabaduse sosin. Selle peale tuleb tulla, see tuleb kuidagimoodi välja mõelda. Siis teatas veel vabandust. Me tegelesime rohkem fotojahiga. Aga siis tekib küsimus, milleks mingisugused õhutõrjekompleksid, milleks keskmaa tõrje, milleks veel igasuguseid, ma ei tea, mingisuguseid komplekse ja võib-olla on küsimus rahas lihtsalt, aga kui on
võimalik tegeleda lihtsalt fotojahiga, noh, tuleb vainlane, teeme pilti, paneme Facebooki üles, paneme sinna Instagrami üles, kõik vaatavad, vaenlane on kohal, fotojaht käib ja no võib-olla polegi rohkem vaja. Veel kord, tegemist on Eesti Vabariigi Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni spetsialistiga. Siis teatab ta veel niimoodi, teatas. Lapsed, kui on hästi ära õpitud, võivad kooli minna. See ei ole vabandus, et öösel droonid lendasid. Öösel anti teade, et droonid lendavad, varjuge kohe, minge varju, oht on üle terve Eesti. See tähendab, et kui mindi kuskile varju, vari on lähem varjumise koht on mitmete kilomeetri kaugusele, pandi soe pesu selga, võeti siis korviga veel mingi proviant ka kaasa, mindi. Aga hommikul võib ikkagi kooli minna, kui on õpitud. No, see on arusaamine, siis spetsialisti arusaamine. Kuidas räägitakse selle kohta, kui droon maha kukub või lihtsalt alla kukub. Oht, et mõnesse Eesti piirkonda mõni droon maha sajaks. See viitab kõnepruugile jälle, mis omavahel võib sellist, see sadas siin alla, see sadas seal alla, seal sadas mingi lennuk alla, seal sadas terve telling meile kaela. See kõnepruuk on loomulikult aktsepteeritav kuskil ehitusplatsil või kuskil omavahel rääkides, aga mitte ametlike teadete puhul. Nii, edasi. Sama inimene. Samas intervjuus. Oht on selles, et Vene agressioonisõda on kandunud üle terve Venemaa territooriumi. Venemaa agressioonisõda on kandunud üle terve Vene territooriumi. See on väga huvitav agressioonisõda, mis on kandunud üle enda territooriumi. Ma saan aru, kui näiteks Kihvangaalia sõdib mingisuguse teise riigiga ja see sõjategevus on kandunud üle teise riigi territooriumi või teine riik on tunginud agressioonisõjaga kallale Kihvangaaliale ja see on kandunud üle terve Kihvangaalia territooriumi, aga antud juhul siis järjekordselt, me ei räägi siin poolt ega vastu, aga me räägime sõnakasutusest, et Vene agressioonisõda on kandunud üle terve Venemaa territooriumi. Ja edasi, eiga fantaasia lendab. Neid on tuvastatud nii lennukite kui radarseadmete poolt. Kui neid on tuvastatud nii lennukite kui radarseadmete poolt, siis peaks olema ju selge, ei ole üldse enam küsimust, kust koha pealt nad tulid ja kuhu nad läksid, kui on tuvastatud radarseadmete poolt. Aga see jutt, kust nad tulid ja kuhu nad läksid, on täiesti vastuoluline. Kuidas neid siis fikseeriti, kuidas neid tuvastati ja nüüd lennukite poolt, kui nad olid Eesti õhuruumis, need droonid väidetavalt mõne minuti, kui kaua kulub aega selle jaoks, et Ämarist kõigepealt piloot tõuseb tugitoolist üles, tõmbab endale varustuse selga, teeb väikse võimlemisi võib-olla veel mingisuguse sinna juurde, siis ronib lennukisse, kontrollib ära süsteemid, paneb lennuki käima, kõik tehnikud on juures, tehakse suured uksed lahti või kui need on juba lahti tehtud, siis stardib sealt, see kõik võtab aega päris kindlasti rohkem kui mõni minut. Kui need lennukid olid üleval juba, kui need droonid lendasid, siis kus need lennukid teadsid, et need droonid lendavad? Kuidagi ei klapi, aga olgu pealegi, niimoodi meile teatatakse. Siis saatejuht küsis tolle sama Haroldi käest, kuidas selgitada, et ohuteavutus kandus üle Eesti? Ja selle peale teatab strateegilise kommunikatsiooni spetsialist. Õhusõda ongi dünaamiline. Esiteks mitmed erinevad vahendid liikusid ja tulid erinevatesse kohtadesse Eestisse ja vahel erinevad sõiduvahendid ei püsi paigal. Liiguvad ühest kohast teise, juhtumeid oli rohkem kui need 3 häiret.
no see võtab nüüd natukene, aga siin on üks tore koht selles lauses, selles väga pikale veninud lauses on: mitmed erinevad vahendid liikusid ja tulid erinevatesse kohtadesse. Tavaliselt, kui räägitakse mingitest vahenditest, siis viimasel ajal peetakse silmas raha. Erinevad vahendid liikusid, no sealt fondist sinna fondi ja sealt taskust sinna taskusse, vahendid liiguvad. Vahenditel on komme liikuda, vahel on isegi vahenditel komme suisa ära kaduda. Võib minna piiri taha, nagu antud juhul, ja lisaks sellele on muidugi väga tähtis tähelepanek selle kohta, et õhuvahendid teinekord liiguvad ühest kohast teise kohta. Ilma selle teadmiseta on raske edasi elada, sellepärast et me kõik kulutasime ju ette, et lennuk, kui ta õhku lendab, siis ta püsib ju paigal. Tuleb välja, et liigub erinevatesse kohtadesse. Ei, vabandust, mitte erinevatesse kohtadesse, vaid ühest kohast teise. Siis esitas saatejuht veel ühe küsimuse. Need olid ju Ukraina droonid. Selle peale vastab kommunikatsiooniekspert niimoodi: kui ei ole käes, siis ei ole. Kui ei ole käes, siis küsimuse peale: need olid ju Ukraina droonid. Kui ei ole käes, siis ei ole. Need kindlasti ei lennanud kokkulepitud NATO riikide kohal. Ei lennanud kokkulepitud NATO riigid. Missugused on kokkulepitud NATO riigid ja missugused on kokkuleppimata NATO riigid? Ja nad ei lennanud NATO riikide kohal. Meie siin oleme elanud siiamaani teadmisega, vähemalt viimasel ajal, et Eesti kuulub NATOsse ja on NATO täieõiguslik ja täievoliline liige. Enne just ütles, et droonid on ka Eestis sees käinud, nagu me just äsja lugesime. Nüüd on ei, mis kindlasti ei lennanud kokkulepitud NATO riikide kohal. Jätame kokkulepitud ära, ei kindlasti ei lennanud NATO riikide kohal. Tähendab, kohale ei lennanud, aga lendasid sisse. Tähendab, no, mõelge ise. Ja jätkab. Seni, kuni sõda kestab, on see igalt poolt üle piiride pritsiv. Nii et te teaksite, et kui kuskil sõda käib, siis pritsib see tavaliselt ikka üle piiri. Ja ohu korral, kas te teate, mis tuleb teha? No, te olete ilmselt kuulnud, et tuleb varjuda. No, varjuda on üks asi, aga tuleb minna majja sisse. Ma tsiteerin praegu. Mitte lihtsalt sisse, vaid sügavale. Nii et te teaksite, te lähete oma majja või teise majja või mõnesse tugevasse kivimajja, mitte lihtsalt majja sisse, vaid sügavale. Kui seda sügavust ei ole muidu võimalik saavutada, siis ma kujutan ette, et võtate kaasa labida või mingisuguse muu vahendi ja teete asja võimalikuks. Ja siis on selline lause. Eesti ei usu, et Ukraina teadlikult meie õhuruumi rikub. Eesti ei usu. See tähendab, et kes siis ei usu? Kui Eesti ei usu. See on väga mugav väljend, et Eesti huvides, tihtipeale kohtame, et Eesti huvides, Eesti tahaks, Eesti tahab, Eesti soovib, Eesti ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See päris kindlasti ei tähenda ju tervet Eestit, see tähenduses Eesti rahvas. Nii palju kui neid inimesi, nii palju on ka erinevaid kõikvõimalikke arusaamu ja erinevaid soove, erinevaid tahtmisi ja nii edasi ja nii edasi. Ega see ei ole ju mitte mingisugune homogeenne rahvastiku mass, mis kõik täpselt mõtleb ühtemoodi. Õnneks veel see niimoodi ei ole. Muidu oleks täiesti mõttetu. Kuidas ütles professor Lotman, ma räägin nüüd Juri Lotmanist. Juri Lotman suhtlemise kohta, et inimestega on võimalik suhelda ainult sellisel juhul, kui ollakse piisavalt sarnased ja mõttekas on suhelda ainult sellisel juhul, kui ollakse piisavalt erinevad.
noh, mida sa ikka suhtled, kui me mõtleme igast asjast täpselt ühtemoodi, meile maitsevad ja meeldivad täpselt ühed ja samad asjad, me oleme kõik täpselt ühel meelel, ühes või teises asjas ja nii edasi ja nii edasi. No mõttetu, täiesti. Aga olgu, Eesti ei usu, et Ukraina teadlikult, aga ebateadlikult, noh, kui keegi kõmmutab näiteks idapiiri tagant siia, ebateadlikult mingisuguse okkalise meremiini ja see siin kuskil plahvatab, mis me ütleme, et aga see oli ebateadlik tegevus, no mis sa sellest ikka tahad? Noh, lendas ebateadlikult. Ei, siis kutsutakse välja, no tavaliselt on kutsutud ju, kas või mõneks sekundiks on lennuk sealt Vainglo juurest Eesti õhuruumi sisse lennanud, siis tavaliselt kutsutakse välja Vene saadik, või tähendab, kuna saadikut praegu suursaadikut ei ole, on siis ajutine asjur või kuidas seda kutsutakse välja ja antakse noot üle, et piiri rikkumise kohta, et tuleb ära lõpetada ja nii edasi. Antud juhul mitte midagi sellist ju ei juhtunud. No, me ei hakka siin hindama, on see õige, hea või vale või ükskõik, aga me lihtsalt räägime sellest keelest, mida nende antud juhtumite käsitlemisel ja nendest rääkimisel on kasutatud ametlikus keelepruugis või kõnepruugis. Õhtuleht annab meile teada, et TV3 video Kaitsevägi teatab, et veel kord, droonid meie õhuruumis on uus normaalsus. See tähendab seda, et kui nüüd kuskilt tulevad droonid meie õhuruumi, siis on see täiesti normaalne. Aga milleks siis mingid elektroonikaseadmed, mis on loodud nende eemale peletamiseks, miks kõik võimalikud süsteemid, mis on ette nähtud ja mõeldud selleks, et need droonid kuidagimoodi alla saada, mingisugune õhukaitse, et need droonid ei pääseks kuidagimoodi meie ükskõik mida, mingisuguseid objekte pommitama või purustama, ei lendaks vastu mingisuguseid korstnaid või veel teab tont mida. No, aga kui see on uus normaalsus, siis milleks see kõik muu? Ütleme, et nii käibki, tegeleme fotojahiga. Olgu, kaitseminister Pevkur ütleb niimoodi. Ukraina droonid lõikasid rünnaku käigus mitmel korral Eesti õhupiiri. Vaadake nüüd sõnakasutust. Lõikasid rünnaku käigus mitmel korral Eesti õhupiir. Mitte ei rikkunud, vaid lõikasid seda. No kuidas sa ütled, et rikkusid Eesti õhupiiri? Siis tuleks võib-olla mingisuguseid noote tõepoolest hakata saatma ja tekitaks võib-olla mingisuguseid küsimusi, võib-olla isegi mingeid pingeid. Aga kui lihtsalt lõikab õhiruumi piiri või õhuruumi, siis ei ole sellest mitte midagi. No lõikas, ega ta ju tükki välja ei lõiganud, kõik jäi alles, no oli korraks sees. Muide need piltide järgi otsustades, või nende piltide järgi otsustades, mis on meie meedias kasutusel olnud, need droonid, mis väidetavalt lasti lahti kuskilt Lääne-Ukrainast, need ei ole need droonid, mis nii kaugele lendavad. Need sõltuvalt laadungist on seal lõhkaine kogus ja Ljutis on 196, mäletamispidi jah, tiiva siru ulatus kuskil 7 meetrit, need on suutelised lendama sõltuvalt lõhkaine kogusest 1000 kuni isegi 2000 kilomeetrit, aga nende piltide pealt või nende piltide järgi otsustades, mis meie avalikus meedias olid kättesaadavad, oli tegemist küll teistsuguste droonidega ja need sealt küll siiamaani ei lenda. Me ei hakka nüüd aretama mingisuguseid teooriaid, et kas äkki lasti hoopiski Rutja rannast näiteks, mis oleks üsna loogiline, mööda merd otse kohe sinna sadama poole ja siis jääme kõik seda lõket imetlema, mis sealt tuleb. Muide see suits, kui see ka siia poole tuleks, siis selle kohta öeldi ka, et ega ta nii väga paha ei ole, et paneme aknad lihtsalt kinni ja hingame natuke, no mis see teeb. Delfi Kiievis Ukraina välisminister Eestis uitavatest droonidest. Nüüd on Eestis uitavatest droonidest juba. Siin uitavad mingisugused droonid ja siis jälgime, vaatame neid. Kui on vaja, anname mingisuguse häire ja ütleme, et aga lapsed võivad ikkagi kooli minna, kui nad on hästi õppinud. Luureandmete järgi suunab Venemaa neid tahtlikult ja kasutab juhtumeid propagandaks. Tähendab, luureandmed on Ukrainal sellised,
et Venemaa suunab neid tahtlikult. Kui Venemaa suunab Ukraina droone tahtlikult Eesti poole, siis kes pommitab või ründab neid Ust-Luga sadamaid? Sellepärast, et Ukraina droonid suunab Venemaa siiapoole. Vähemalt nii ütleb Ukraina välisminister. Siis jääb ju arusaamatuks, kes neid sadamaid seal Venemaal ründab. Ja teiseks, kui Venemaa on suuteline tahtlikult droone oma suva järgi suunama, miks ta siis kõiki siia ei suuna? Miks ta siis, või kuskile mujale? Miks ta teid siis oma sadama pihta laseb tulla? Aga no, ju siis Ukraina välisminister teab midagi, mida meie ei tea ja meile ei ütle ka. Kaitsevägi teeb Ida-Virumaale mastaapseid investeeringuid. Võt, siin on nüüd, mille pärast ma selle välja tõin, on nimelt see, et siin on sõna investeering. Järjekordselt, investeering. Investeering tähendab väga lihtsat asja. Ma panen sisse mingisuguse raha, investeerin kuskile. On see siis mingisugune ettevõtmine või on ettevõtte või investeerin näiteks laenutegevusse, annan kellelegi laenu 100 eurot ja tahan sealt saada tagasi 100 pluss. Mida suurem see pluss on, seda parem ja seda tasuvam on investeering. Nüüd Kaitsevägi teeb Virumaale mastaapseid investeeringuid. Kas saab seda lugeda investeeringuks? No, kas Kaitsevägi või keegi Eesti riigieelarve saab sealt 1 sendi tagasi? Mitte midagi. 0, see on kadunud summa. Mis võib öelda, et Eesti Kaitsevägi ehitab sinna, vot selle raha eest nii ja nii palju punkreid või siis osa kindlasti on kaetud ka sõjasaladuse pitseriga. Nii et igal juhul vot nii ja nii palju raha läheb vot nende kaitserajatiste tarvis. Mitte ei investeerita, vaid paigutatakse sinna, kui soovite. Noh, makstakse nende ja nende asjadest nii ja nii palju. See on kuidagi loogilisem, aga sõna investeerima antud juhul on täiesti ebakohane. Nii et mõelge selle sõna peale investeerima, aga see on ikka mugav kasutada ja jätab sellise mulje, et me saame sealt üht-teist tagasi ka. Tuletame meelde, mis on tsiviilinseneri ja sõjainseneri vahe. Üks teeb teisele märklaudu. Nii lihtne see tegelikult ongi. Läti ajaloolane ütleb, ja antud juhul ei saa itsitamata jätta, aga tema ütleb niimoodi, tsiteerin. Kõik naftakaardid on Iraani käes. USA-l pole isegi Eesti võimekust seal. Milline on Eesti võimekus seal? Mitte sõnast siga, et seal on või sealt saab või seale anname või sealt võtame või ei. See on kohamäärus, seal. USA-l pole isegi Eesti võimekust seal. Huvitav küll, missugune on see Eesti võimekus, mille laadset Ühendriikidel Eesti vastu panna ei ole. Võib-olla sellisel sõnaseadmise kunstis, millest me oleme täna kogu aeg siin siiamaani juba rääkinud, võib-olla selles mõttes ei ole seal vastast ja võib-olla on ka keelelised erinevused, mis on eesti keele kasuks ja mis võimaldavad sellist, suppi kokku keerata või keeta. Nii et investeeringud, naftakaardid Iraani käes. Ja nüüd jätkab. Isegi Eestil oleks rohkem miinitraalereid, kui on USA-l koha peal. Läti ajaloolane Robert Rasums ära trükitud. See tähendab, Eestil on rohkem miinitraalereid, kui palju on Eestil miinitraalereid. Neid on 1 või 2. USA-l maailma kõige võimsamal laevastikult tõenäoliselt. Kas Hiina ligineb numbriliselt vähemalt küll sinna poole.
lennuk ja emalaev on loomulikult vähem ja kõike, aga noh, puht statistiliselt, aga noh, tuua selline võrdlus nüüd välja, aga Läti ajaloolasele, ma saan aru, antakse andeks ja tal on üht-teist lubatud, mis teistele ei ole. Postimees annab teada, mis meist saab. Ago Lilleorg. Ago Lilleorg on nimelt Eesti Kaitseväe peakaplan. Ta ütleb niimoodi, võib-olla tuleb üks hetk olla valmis uuesti kartulikoorte söömiseks. Millal keegi on siin kartulikoori söönud? Millal on oli see aeg, tähendab, ta meenutab ilmselt seda, kui keegi ütles, et nüüd oleme valmis ka kartulikoori sööma. Valmis selleks me ei tea, kas keegi kunagi on olnud. Võib-olla tõesti pannakse osa elanikkonnast kunagi selle fakti ette, et teil lihtsalt ei jää muud üle, kui neid kartulikoori, kui neidki teile jätkub, peate hakkama sööma. Aga siiamaani ei ole mitte keegi meil kartulikoori söönud ja selles mõttes kaplani, võib-olla tegemist mingisuguse literatuurse või religioosse liiandusega, aga veel kord, ei ole siin keegi kartulikoori söönud. Võib-olla keegi kuskil, aga selles tähenduses, mis siin kasutatud on, päris kindlasti mitte. Raik ütleb niimoodi, uudis Narva rahvavabariigist tõi välisajakirjanike uputuse. Siin on üks päris hea skeem välja toodud. Nimelt väidetavalt oli kuskilt ilmunud välja teade selle kohta, et Narvas võiks luua rahvavabariigi. Omaette rahvavabariigi ja siis meie praegu võtsime selle siin teemaks. Rohkem ütleb niimoodi. Oled kuskil Tais või tont teab kus maailma otsast puhkusel, oled kõrgendatud meeleolus ükskõik mis ainete toimel ja siis kirjutad või kellegi tellimusel kirjutad ükskõik, et et teeme niimoodi või teeme naamoodi. See on nüüd netikeskkonnas ilmunud ja nüüd ei ole rohkem vaja, kui sa annad kellelegi teada, kuule, selline kirjutis ilmus otse kohe antud juhul Narva kohta. Narvas võetakse see üles, köetakse edasi kuni Riigikoguni välja, öeldakse, et vot keegi tahab juba Narva rahvavabariiki teha. Kõik sellest räägivad, vaatamata sellele, et tegemist võib olla nimelt sinna sokutatud mingisuguse sõnumiga. Võib-olla see propastopp ongi see samane, kes suurest igavusest selle laskis üles panna. Ma nüüd ei ütle, et see niimoodi oli, aga puhttehniliselt on see täiesti võimalik. Sa lood endale ise probleemi ja siis hakkad seda kõigepealt lahendama. Ajad selle võimalikult suureks, siis tulevad välisajakirjanikud, need võimeldavad seda olukorda, veel kord seda olukorda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma mäletan suurepäraselt, mismoodi aastat paarkümmend tagasi Narva vahet sai käidud iga nädal peaaegu mingisuguse uue välisajakirjanike grupiga, kes kõik tahtsid näha seda, mismoodi Aitsi narvakad kohutavalt surevad ja mismoodi see suguhaiguste levik just Narvas eriti suur on. Tegelikult mitte midagi taolist ei olnud ja siis otsiti lõppude lõpuks ja üks ja seesama tõepoolest Aitsi viimases staadiumis olev patsient, see leiti üles, kõik tegid sellega intervjuusid, siis vaadati, et hakkab kattuma kuidagi, välisajakirjanikud ka, igaüks saatis oma kanalile ja siis hakati vaatama, et üks ja sama isik kogu aeg kordub. Aga propaganda oli oma töö teinud, Narva kui Aitsi leviku keskus ja kui Ida-Virumaa ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Eks ta süsteem ja mehhanism on ju tegelikult üks see sama. Ukraina põgenikel, jälle tsiteerin, on Soomes raske, tullakse ära Eestisse. Mis pärast tullakse ära Eestisse? Miks pärast Soomes raske on? Soome toetused on seal juures palju suuremad, palju vägevamad, aga Soomes tuleb tööle hakata, kontrollitakse palju täpsemalt ja rangemini ja teine asi on, sul puudub seal omasuguste keskkond. Eestis on võimalik vene keelega suurepäraselt toime tulla, mingisuguseid takistusi, mingisuguseid probleeme sellega ei teki. Soomes aga küll. Ja loomulikult on siin mugavam. See näitab veel kord ära, et siin saab tegelikult vene keelega suurepäraselt hakkama. Sisuliselt ja tegelikult Eesti riigikeele oskust ei nõutagi.
ei ole seda mitte kellelgi vaja. No võtke see samane Narva või võtke Sillamäe. Sillamäe, kus on Eesti Vabariigi kodanikke 8%. Nendest enamus on sõitnud ära Euroopasse laiali, kes kus töötab. Noored seostavad oma tulevikku kas Euroopaga või siis ärksamad vaatavad Peterburi ülikoolide poole. Ja siis ongi, kellega on kohalikul võimalik rääkida eesti keeles. Lihtsalt ei ole võimalik. Ja selline empiiriline vaatlus seal salmas Ida-Virumaal näitab enam kui kujundlikult seda ja enam vägagi koloriitselt seda, et rahvas elab oma elu ja kellega ta seal eesti keeles rääkima peaks. Kohalik võim võitleb nagu hirmus, seda kajastatakse Eesti meedias väga laialdaselt, näiteks kas või seda võimuvõitlust Narvas, et kas nüüd üks või teine peale jääb, kas nüüd Raik või Toots või volikogudes, kas üks või teine hüppab üle või jääb ikka endale kindlaks või ostetakse üle või midagi taolist, siis kohaliku elanikkonna jaoks ei tähenda see mitte midagi. Ja nii öeldakse otse kohe välja, olen sel teemal nendega rääkinud, aga mis vahet seal on, missugune nimi on kellegi kabineti ukse peal. Meisse see ju ei puutu. Volikogu, nemad ajavad oma asja, meie ajame oma asja, katsume kuidagi moodi hinge sees hoida ja nii edasi. Nii et siin on, ma heidaksin ette üht-teist ka Eesti meediale, kes on sellest Ida-Virumaast võrdlemisi äraspidise pildi loonud ja muidugi hea on Tallinnast õigata, et tuleb, nad peavad hakkama rääkima eesti keeles, sundkorras kellelegi eesti keelt õpetama hakata on väga raske, eriti kui selle järgi mitte mingisugust vajadust ei ole. Te vaadake siin samas Tallinnas ringi, mingi kesklinna ja kuulake, mis keelt teie ümber räägitakse. Eesti keelt Tallinna kesklinnas kuulate te harva. Enamuses on see mingisugune teine keel, reeglina vene keel. Ja nendes tingimustes nõuda eesti keele rääkimist tundub üldse natukene kentsakas. Ehkki poliitiliselt muidugi enne kõik võimalikke valimisi, nüüd sunnime ja keeledominandi kehtestame ja paneme nad kõik rääkima. Siiamaani ei ole õnnestunud, vaatamata kulunud, ma räägin nüüd eurodest, miljarditele aastate, umbes 30 aasta jooksul. Aga olgu pealegi. Niisiis. Vahepeal on ilmunud ka ühe United Nations ühinenud rahvaste organisatsiooni resolutsioon number 1167199 ja see mõistab hukka orjakaubanduse kui kõige suurema genotsiidi, mis on toimunud läbi ajaloo. Ja kuidas hääletas Eesti siinjuures? Eesti jäi neutraalseks. Eesti jaoks orjakaubandus, oli ka, aga ega ta oli väga halb ka ei olnud. Loomulikult oli vaja kellelegi pugeda ja siin on Euroopa riikidega tegemist. 152 riiki hääletas loomulikult resolutsiooni poolt ja palju oli, kes olid vastu, olid Ühendriigid ja neutraalseks jäid enamus Euroopa riike. Nüüd tuletame meelde, kust koha pealt see Euroopa riikide suur rikkuse allikas oli, kus koha pealt näiteks Inglismaa, Suurbritannia merede valitseja oma rikkused kokku on ajanud 3/4 oli aeg, kui 3/4 maailma maismaa territooriumist kuulus Briti kuningriigile, Briti kuningale või kuningannale. See samane süütu Belgia, kus praegu peetakse kõige maailma kõige eesrindlikumaid koosolekuid ja mis on kõige maailma eesrindliku mõtte eliit ja nii edasi, milleks iganes nad ennast ka ei pea. See samane 1950 Leopoldi ajal 50. aastatel oli Belgia Kongost toodud, Belgia Kongo, huvitav riik,
olid toodud kohalikud elanikud, neegrid ja nende jaoks oli ehitatud siis selline keset linna üles pandud zoo, ehk siis see on nagu loomaaed, kus tutvustati neegrite eluviise, nad olid pandud sinna aedikusse elama, ketid kaelas ja nii edasi. See oli 1954 veel, kui ma ei eksi, siis ilmad läksid külmemaks ja kohalikud need elanikud, kes olid sinna loomaaeda toodud väljanäitusele, need lihtsalt surid ära, aeti auku ja rohkem mitte midagi ei olnudki. Tähendab, terve Euroopa ei ole mitte millegi muuga tegelnud, kui selle orjakaubandusega tänu sellele on jõukaks saadud ja nüüd siis selline. Aga panete tähele, meie ajakirjandus selle resolutsiooni kohta ei ole avaldanud mitte üht piuksu. Kui keegi veel tahab, siis ma ütlen selle aadressi. See on maailmaorganisatsiooni kodulehel olemas. Kui trükite sinna sisse United Nations Resolution on Trade Slave ja orjakaubanduse kohta, siis leiate selle. Juhtkiri ütleb Eesti Vabariigi ajakirjanduses niimoodi. Orbani Ungari koht ei ole Euroopa Liidus. Kui Ungari rahvas on valinud endale Orbani etteotsa, ju on see siis Ungari rahva tahe. Ja mis see meie asi on öelda, et ei ole Euroopa Liidus. No tehke, visake siis välja. Tsahkna võiks anda välja mingisuguse ukaasi selle kohta, et Orbani Ungari visata nii kauaks välja, kuni seal keegi uus ja Tsahknale meelepärane valitseja ei ole valitud. Noh, loe määratud. Huvitav küll. Ja edasi. Eesti peab seisma selle eest, et Ungaril ei oleks Euroopas ei sõnaõigust ega ka juurdepääsu infole. Eesti peaks seisma. Vaadake maakaardi peale, vaadake korraks ajalugu ja vaadake edasi. Eesti peaks seisma. Eesti peaks kõigepealt õppima seisma oma jalgadel. Ja kuna, äkki kasvab kunagi selgroog ka külge või sisse, mis võimaldab selle keha hoiaku veidi sirgemana hoida. Võib-olla ka mingisugune sisu omandada, aga huvitav, kõvad poisid siin, mitte midagi pole öelda. Õhtuleht ütleb niimoodi. Toomas Kruusimägi, teadupärast on Inglise kolledži direktor ja tema küsib, et kuhu jäi eestikeelne haridus, mida Isamaa tegelikult Tallinnas süles soojendab. Kuhu jäi eestikeelne haridus? Eestikeelne saab olla õpe, mitte haridus ja vähemalt Eesti suhteliselt prestiižse õppeasutuse direktor võiks seda ameti teada. Aga kui on niimoodi, siis on niimoodi. Kintsiko, Enel Kintsiko, tema on Eesti selle aruande, inimarengu aruande üks autor, üks põhiautor, teatab meile niimoodi. Noored ei jõua kodutööde pärast huviharidusega tegeleda. Esiteks, Kintsiko võiks endale selgeks teha, et eleliide tegelda peaks olema, mitte tegeleda, vaid tegelda. Kodutööde pärast ei jõua huviharidusega tegelda. Huviharidus on missugune haridus siis on? Mis asi see selline on? Ma saan aru, kui öeldakse, et kodutöid antakse nii palju, et ei jõua kuskile huviringi näiteks. Huviharidus iseenesest on juba suurepärane. Muide, sellest inimarengu aruandest tuleb välja kaks asja. Seal on kaks põhiterminit või kaks põhisõna. See on raha ja lõhe. Arengust kui sellisest juttu ei ole. Ja kuskilt on ta võtnud, tegelikult kuskilt allikas on selge, see on Marju Lauristin, on öelnud, et kõige kurja juur on keskealine mees, 40-aastane mees, kes ei loe piisavalt. Kust ta need andmed on võtnud, ma mõtlen Marju Lauristin ei tea, aga Enel Kintsiko on seda igasugust kriitikavabalt täiesti edasi kandmas ja meile selgeks tegemas, et kõige kurja juur ongi 40-aastane Eesti mees, kes ei loe piisavalt, kust ta seda võtab, mis andmetega see kinnitatud on, mis alusel on need andmed valiidseks ja reliaabliks kuidagimoodi liigitatud, ei tea.
aga siis on üks tubli ajakirjanik, ilma igasuguse irooniat, vastupidi, tõstaks kohe esile. Ülle Harju on kirjutanud Postimehes loo. Euroraport ütleb niimoodi, et Euroopa riikidest on kõige hullemalt metsa üle raiutud just nimelt Eestis. Nüüd siis need jutud kõigest, kuidas meil raiutakse vähe ja hoopis rohkem kasvab asemele ja nii edasi, jätame selle veel kõrvale, et Eestis tituleeritakse ju või liigitatakse või nimetatakse ametlikult on mets ka mingisugune poolemeetrine võsa, mis kuskil kraavikaldal kasvab. Seda peetakse ka määratluse järgi metsaks. Ja Eesti on Euroopas kõige rohkem metsa üle raiunud. Eestis on raiutud metsa ligi 1/3 võrra rohkem, kui raieks sobivat metsa juurde kasvab. Euroopa riikidest raiuti 2023. aastal ainult Eestis metsa rohkem, kui seda samal aastal juurde kasvas. Eesti ametnikud, ja nüüd pange tähele, Eesti ametnikud saatsid Forest Europe'ile üleraiet paljastavad arvutused tagantjärgi 2024. aastal. Ei mingit probleemi, saadame tagantjärgi, valetame veel ka. Ja siis öeldakse, et nii on. Kas keegi vastutab millegi eest? Võt, siin tuleb jälle see suurepärane konstruktsioon, ta kas võtab vastutuse või ei võta vastutust. Nii et Postimehele ja Ülle Harjule küll antud juhul siin plaksutame ja kiidame. Väga tubli. Maaleht seevastu kirjutab niimoodi, et tegelikult Maaleht ei kirjuta. Kirjutab keegi ajakirjanik ja Maalehes on see avaldatud. Maalehes on kirjutatud niimoodi, et Liisa Pakosta poolt viidatud sätla muudab õigusloome žargooni igale inimesele mõistetavaks. Liisa Pakosta, järjekordselt Liisa Pakosta arvab, et mingisugune asi, õigusloome žargoon. Kas õigusloome siis võiks olla kirjutatud mingisuguses žargoonis? Tuletan meelde, kas see ei peaks mitte olema kirjutatud selges eesti keeles, arvestusega, et sellest saab selgesti aru iga Eesti Vabariigi kodanik, sellele inimene, kelle emakeeleks on eesti keel või kes on eesti keele omandanud. Sellepärast, et nendes seadustes ja kõikvõimalikes määrustes on ju tegutsemisjuhend koos kõikide lubatavuste ja kitsengutuste ja piirangutega administratiivses mõttes, kuidas ühes või teises olukorras tohib või peab inimene käituma. Nüüd ajab meile Liisa Pakosta juttu mingisugusest žargoonist. Eestis üldjuhul loob ju ühtsat kohturpraktikat ei keegi muu kui Riigikohus ja selle tõlgendused alati muide ei ühitugi Justiitsministeeriumi töötavate ametnike omadega, see tähendab, et ei ole mingisugune erakordne asi, kui mõni norm on loodud põhiseadusega vastuolus ja nii edasi. Ja siin tulebki niisugune küsimus püsti, aga võib-olla justiitsminister ise ei ole mõistnud kogu seda seadusloome mõtet. Ta ei ole ju läbinud normitehnika kursust. Selle jurisprudentsi omandamise kursusel, kuna ta läks otse kohe ilma pakat omamata magistrisse. Ja siis ei ole ekspandav, et need kursused, mis omandatakse 1., 2., 3. õppeaasta jooksul bakakursuse raames, ei ole talle arusaadavad või tunduvad meie justiitsministrile võõrad olevat. Muide, seda korruptsioonilõhna on ilmselt tunda ka selles, kuidas ta sinna immatrikuleeriti otse magistriõppesse ilma bakat omamata. Niisiis, läheme edasi. Omniva küsimus täna ongi, et kas selleks, et seda teenust, küsimus on siis postiteenusest, on riigil vajada omada ettevõtet või piisab regulatsioonist. See tähendab, et ei ole vaja mingisuguseid kirju laiali kanda või pakke laiali kanda või veel mingit postiteenust osutada. Piisab regulatsioonist, riiklikust regulatsioon. Regulatsioon on, järelikult kõik on korras. Et ei jõua kiripostkasti. Aga meil on ju regulatsioon. Regulatsioon ütleb,
et peaks ju jõudma, et ei jõua või. No siis peab selle regulatsiooniga veel midagi ette võtma. No nüüd siis selgub Omniva, milleks ta peaks tegelikult olema. Ta peaks tagama Eesti Vabariigis postiteenuse toimimise. Ta on kuuldavasti 10 riigis. See, et ta kuskil mujal edukas on ja siin hakkama ei saa asjadega, see peaks Eesti kodanikku väga vähe huvitama. Eesti Vabariigis riiklikud regulatsioonid, riigi toimimise põhimõte, üks põhimõte on see, et side ja post toimivad. Aga kui on kuulutatud, et see enam oluline ei ole, ju siis Omniva nüüd või. Üks Võru mutik ütles, Omniva, om. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on praegu mõistlik säilitada kaine mõistus, praegu on mõistlik säilitada kaine mõistus, praegu hetkel. Muul ajal ei ole tähtis. Ja aidata neid, kes tõesti abi vajavad. Rahvusvahelises koostöös on ilmselt, et keegi vajab abi, siis Jürgen Ligi tuleb appi ja hetkel, millal on vaja kainet mõistust, tuleb ta neile appi. Veel, rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et kütuseaktsiisi valitsusel langetada plaanis ei ole, kuna tema sõnul tehti juba aktsiisitõusude ära jätmisega väga helde maksukergendus. See tähendab, et üks maksu tõstmine jäetakse ära ja sellega saabus maksukergendus. Kuidas moodi see siis kergendab olukorda? Ma saan aru, et vähendati midagi, see kergendab minu olukorda praegu. Aga see, et ma näiteks ei tõsta sul mingisugust maksu homsest päevast 100%, see kergendab su olukorda juba täna. Mismoodi see seotud on? Võt huvitav küll, kas näiteks Jürgen Ligi, kui ta kunagi jõuaks sinnamaani, et ei tahaks minna ka soojale maale puhkama, aga rahaline olukord on selline, et ei ole võimalik lennupileti eest kuidagi maksta, lennu eest tasuda ja ainuke lend, mille eest sa oled, mida sa teha saad, on 5. korruse rõdult alla otse. Varustad ennast mingisuguse särgiga nagu koolisöökla kastrulil, mingisugune uhke kiri sinna peale. Mis juttu siis räägiks? Aga praegu on muidugi antud olukorras üsna hea rääkida, et vahetevahel on mõistlik säilitada kaine mõistus. Muide, Maamessil saab osaleda ruigamisvõistlusel, aga võib-olla soovitaks rahandusminister osaleda. Võib-olla ei olekski nii halb mõte, võidaks populaarsust ja ühtlasi näitaks nägu ka maainimestele, sellepärast, et ma saan aru, et üks osavõtja vähemalt on sinna juba kirja pandud ja selleks on Hendrik Johannes Terras, kes poissmeeste saatel küll finaali ei pääsenud, aga võib-olla Maamessil ruigamisvõistlustel äkki. Timo Tatar ütleb meile niimoodi, ärme raiska head kriisi. Hea kriis on. Jõhkrast naftahinnast päästab meid ainult elektrihüpe. Äkki elektritool? Äkki. Elektrihüpe. Timo Tatar on muide ka elektrihüppe üks oluline tegelane ja ta ütleb niimoodi. Iraani sõjast lähtuv globaalne energiakriis on meeldetuletus. Vajame kohe otsuseid, mis viiks meid elektriajastusse. Me veel ei olegi elektriajastus. See, et meil põlevad kuskil mingisugused pirnid pimedal ajal, et me aeg-ajalt vaatame televiisorit või kuulame raadiot või kasutame veel mingisuguseid ristapuid, mis elektri abil töötavad, tuleb välja, et me veel elektriajastus ei ole. Aga olgu, nüüd midagi huvitavat veel. Neuroerinevustega inimesed ootaks tööandjalt rohkem toetust. Neuroerinevustega inimesed. Neuro ehk siis närvi erinevustega inimesed. Inimesed muide kõik on neuroerinevustega. Ühed on vähem ärrituvad, ühed on rohkem vähem ärrituvad, ühed rohkem, teised kergemini, teised raskemini.
ühed on närvilisemad, teised sellised suisa neurootikud, teised on ekstraverdid, introverdid. Neid psüühilisi seisundeid ja erinevaid inimtüüpe on ju kirjeldatud aastasadade jooksul ja nüüd siis on neuroerinevused ja tuleb välja, keegi avastab midagi kogu aeg. Neuroerinevused on seotud sellega, kuidas inimene tajub maailma, töötleb infot, keskendub ja tegutseb ehk kõige sagedasemad neuroerinevused on aktiivsus, tähelepanu häire, autismi spektrihäired ja õpiraskused. Õpiraskused on ka neuroerinevused. Üks omandab kergemini, teine raskem. Siis ütled, mul on neuroerinevused. Selge pilt, hakkame ravima. Uskumatu. Veel paar asja. Vaatame, kas meil on, oi, meil on aeg juba kohe otsa saamas. Mõned pärlid siia otsa veel. Miks autohooldus mõjutab otseselt sinu kütusekulu? Äkki autokütuse kulu? Või mis kütust sina kasutad? Ma kujutan ette, et jah. Mõne alkoholipoe seina peal võiks olla selline silt. Mis kütust kasutad sina? Täna see ja see viin, nii ja nii mitu protsenti odavamalt. Kaisa Anier Soost küsib niimoodi. Kes võtavad inimestelt ja noortelt töö, halvad otsused? Vaadake, siin on üks asi, kes võtavad inimestelt ja noortelt. Kas noor ei ole siis inimene? Kes korjab seeni ja puravikke? See on täpselt see samade. Kes hoolitseb loomade ja kasside eest? Näiteks, kas kass ei ole loom? Ja edasi, kes võtavad inimestelt ja noortelt töö? No, uskumatu. Keegi Anna Veršik, muide, Anna Veršik on keeleteadlane ja tõlkija, Tallinna Ülikooli professor ka veel. Keelelisest julgeolekust. Mis asi on keeleline julgeolek? Aga keegi on mõelnud välja mingisuguse termini, antud ju on Anna Veršik ja kultiveerib seda kõikidele. Ja räägib lisaks veel sellest, et nõnda näitas Anna Branets, kes on Anna Branets, ei tea, hiljuti kaitstud doktori väitekiri, et vene keele oskusega eestlased suudavad iseendale üllatuseks mõista mingil määral ukraina keelt. Vene keele oskusega eestlased suudavad mõista ukraina keelt. No miks ei mõista, nad on ju sarnased. See on nagu eesti keele oskusega venelane suudab ju mingil määral mõista ka soome keelt. Sõnad on ju väga sarnased, täiesti loogiline. Aga siin on üks asi veel, millele Anna Branets pihta ei saa ja seoses sellega ka Anna Veršik. Aru saama ja mõistma, ta räägib siin mõistmisest. Need on kaks ise asja. Aru saama on, sa saad aru keelest, aga mõistad, mida öelda tahetakse. Ja see, kas nüüd venelane, kes oskab mingil määral eesti keelt, mõistab ka soome keelt, on hoopis teine küsimus, kas ta ka mõnest soomekeelsest sõnast aru saab. Nii et, lugupeetud professor, kõigepealt teeb endale selgeks, mis on mõistma ja arusaamine, mõistmise ja arusaamise vahe ja mida need asjad tähendavad. Võib-olla on Anna Veršiku emakeeles asjad teistmoodi, aga me räägime eesti keeles ja eesti keeles on need asjad erinevad. Tuletame meelde luuletuse, mis juba oma 200 aastat vana. Meie kiisul kriimud silmad, istus metsas kännu otsas, piip oli suus ja kepp oli käes, kutsus lapsi lugema. No võt nüüd enam ei tohi öelda ju, et piip oli suus ja kepp oli käes. Ja kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda. Oi, no seda ka ei tohi öelda. Kes aga mõistis, aru sai, sellele ta tegi pai. Näete, juba siis oli selge, et mõistmine ja arusaamine ei ole synonüümid. Tänaseks kõik, kohtume järgmisel esmaspäeval jälle uuesti ja tänud veel kord. Võtame surmapaberi ette, tänud kõikidele toetajatele, loodame, et teid tuleb rohkem ja loomulikult meie püha sõda läheb
ikka noh, kas nüüd päris rõõmsasti, aga sabarõngas edasi